No nii, tere! Mina olen Tuudur järjekordselt ja täna oleme üldse aparaaditehases. Nagu näha, siin on erinevaid, see on nagu Telliskivi loomulinnak Tallinnas põhimõtteliselt. Näed, siin on Beninuki õlledestilleri, seal on veel Gutenberg või mingi peosaaliruumid, seal üleval on peosaaliruumid ja seal on 3 tilli paar, siin on veel aparaadisöögikoht, siin on veel, Gutenberg on siin, sorry, ja üleval on peoruumid ja seal on Puente veel söögikoht, kus ma veel käinud ei ole. Igal juhul, panite tähele, jah? Mul on klapid kaasas, nii et ma tegelikult täna lähen siia veel seesamma 3 tilli. Lähen DJ tegema, nii et aga lihtsalt ennem vaatame, mis siin siis aparaadis ennem üldse toimub. Igal juhul, igatahes anyway, kuidas öeldakse, nii, olen siin igal juhul. Näed, ütlesin uuesti, et täna tulen siia mängima, aga suvel on siin on mingi lava tavaliselt olnud, siin on veel istekohad väljas kõik, et väga mõnus koht kus olla. Aga mis peamine, ma tulin selle pärast siia tegelikult, lastele mingi mängukoht, et aparaaditehas laieneb ja laieneb tegelikult siit kuskilt vahelt peaks tulema läbipääs, ma ei tea, kuidas täpselt tegema hakatakse, et kuskilt sealt tuleb läbipääs ja lähen vaatame sinna ka uute nii-öelda aparaadi ossa ja seal on ka igas huvitavaid kohti, mõned on isegi töötavad juba, nii et lähen vaatame. Ja sealt otse läbi veel ei pääse, tuleb tulla siia vana Samelini tehas, tegime see vist seal ja siit saab siis siia sisse uude ossa ja seal vist tehti vanasti mingid saapaid ja ma ei tea, mingid riied ka. Igal juhul siin hakkab vaikselt pihta, vaat kuskilt siit see läbikäik peaks siis loogiliselt tulema, et siin juba on näha, et mingid autoasi näed töötab ja siin on ka midagi juba näete, mingid asjad, näed, Samelini sama tehas paistab seal. Ma polnud siin tükk aega käinud, kuni me ükskord jalutasime sõbraga ja sattusime siit läbi lihtsalt ja ma ei mäletanudki, et ma polnud väga ammu siin käinud tõesti. Et siin on meil mingi autovärk, refi asi ja siin on üks huvitav maja, hambaravi, huvitav maja, see peaks olema eramaja minu arust, või see on see eramaja, elumaja. Minu arust siin peaks olema korterid sees, et täitsa huvitava koha peal mõtled, elad siin, tuled koju, tuled siukest kohti siia vahepeal, mis üldse pole nagu halb, äge see vana see redel ka, nagu New Yorgis alles kuskil. Nii ja siin pool siis näed juba midagi on, näed, hakkab sama vaib natukene siuke Telliski loomulinnaku vaib veits. Ja siin on ka näed, mingi asi töötab, tundub, ilusti värvitas ära seinad. Ei teagi, mingi käsitöövärk või. Aga jah, selle majaga siin kõnnin siin üks päev ja vaata mingi käib nagu mingi selline võitlus. Ja siis mõtlen, mis huvitav, mis asi see on. Ja kõrvalt vaatan, seal on kirjutatud karate kuskil, et võib-olla siin on mingid karateruumid, et vaevalt seal mingi kodune peremadin oli, et ei tea ka muidugi. Näed, mingi karate. Falco, combat, boxing, klaab. No jah, selline siin hakkab olema. Päris ruumi on päris kõvasti. Noh, vaevalt on suurem kui Telliskivi tuleb, aga midagi võib-olla sinna kanti isegi. Saab samast 20 tänavale välja, siit samast hakkab sisse siis. Jah, täna võib natuke selline teistsugune video, et ei olnud nagu hea nädal väljas käimiseks, kuidagi ei olnud ilmad kõige paremad. Lund odas vahepeal, talv tuli korra tagasi. Tegti isegi täna öösel tuli lund, nii et aga loodame, et see aeg on möödanik ja on päris kevad hooaeg hakkab pihta ikkagi. Ma järgmine nädal lubas 20 kraadi või üle 20 isegi. Nii et mulle tegelikult plaane on, mida teha, mida suve poole teha, mida kevadel teha. Et igas 24 tunni challenge'id uusi, matkasid, ma teeks isegi sellise matkasid on mul plaanis teha, et isegi võtta kaasa ei magamiskotti ega telki, lihtsalt metsa ja vaadata, kus hakkama saan. Muidugi see on, et noh, ma ei tea, õllega pean mõtlema, et ilma selle, et okei, saab hakkama ikka tegelikult. Vaatab, ägedad challenge'id tuleb, nii et ma arvan, et tasub jälgida asja, mis siin tulema hakkab. Okei, ma ei vatran pikalt. Aga need ees juba paistavad sellised mõned korralikumad hooned ka. Ja mis veel tegelikult täna? Täna on ju kosmonautika päev, 12. aprill ja siis seost, ma arvan, kõik teavad, aastal 61, täpselt sama kuupäeval, mis täna on, lasti siis Gagarin ülesse. Eks ta pärast arvatavasti lasti alla ka ja arvatavasti lasti üle ka teda veel, et noh, nõukogude liit ikkagi ju. Pulber värvimine. Altair tähendab, Altair peaks olema ühe planeedi või tähesüsteemi nimi ka. Altair, minu arust Star Warsis või kuskil. Ja minu arust peaks see päris olemas olema ka. Ma ei viitsi praegu kontrollida, aga näed, garaaž. Le Garage on siis prantslaste toodang arvatavasti. Hispaanlastel oleks vist La Garage või El Garage. El vist on meessoost sõna ikkagi vist, jah. Plantaarium veel, näed, rata sees. Oih, mul lamp üle saada. Siin ka mingi tegevus käib, tundub. Et päris ägedad tegelikult. Mõtle, kui tuleb siia vahele igasuguseid. Paistab veel Jaani kirik ka.
ja Jaani kirik, oota, Pauluse kirik, jah. Et kui tuleb vahele mõtle söögikohti ka või istumiskohti, suvel eriti, väga mõnes kohtas olla tegelikult ju. Siin ka toimub midagi, Katana, mingi ilusalong, avatud kokkuleppel. Nii, nüüd hakkab seda otsa saama. See on ilusti tehtud ju, äge plantaarium. Ja tegelikult pääseb veel, sissepääs on veel ka siit poolt. Ma ei tea, kas see päris hakkab olema ka siit majade vahelt, muidugi täpselt ei tea seda plaani. Aga näed, siit saab siis ka välja. Ja siit, huvitav koht tuleb siit tuleb ju väike lõikekas, mida tegelikult võib-olla paljud ei teagi. Siit saab siis tegelikult otse selle, näete, siuke tee läheb siit lausa. Siit poolt ei saa kuhugi, siit poolt, näed, saad vahelt läbi lõigata. Läheb tee otse selle õlle või selle pitsapoe juurde. Noh, õlut saab sealt ka põhimõtteliselt, aga sinna võib see tee välja, jah. Et siuke hea koht jälle siuke, saab Võru tänavasse välja otse. Ma arvan, et seda ingest Tartsuga, ma arvan, et need teavad kindlasti, aga ma pole ka ammu polnud käinud siit, jah, siuke täitsa huvitav kohe nagu kogemus mingis mõttes. Ja, siit kohe näete, Batuudi keskus tuleb veel minu arust käsit veel. Üks maja veel, huvitav, kui keskline on suht lähedal ja siuke asi siin seisab veel siiamaani. Ja, siit saab siis välja niimoodi autoga läbi pääs, aga jala saab ilusti läbi. Noh, pitsapood seal paistab ja olemegi Võru tänaval. Märkamatult. On ju päris äge tegelikult siuke asi, kui sinna kõik see asjad kõik korda saavad ja väiksed mingid baarid ja asjad ka veel juurde sinna ja super tegelikult. See on hoopis meie pood, vanasti oli see Reinu pitsa siin, aga igal juhul okei. Aga praegu pole vaja meil sinna minna. Või noh, minul pole vaja, sellepärast, et ma pole täna ühtegi õlut veel võtnud, aga see asi muutub varsti siin paari tunni pärast, et kui ma lähen DJ-d tegema, siis nii-öelda õlud on mulle ette nähtud või noh, õigemini otseselt võib-olla ei ole, aga igal juhul seal ma siis on ikka jah, et seal ma siis õlut võtan ka. Tuli veel üks asi meelde muidugi ju. Et seoses selle kosmonautika päevaga, kuulge, kuidas mul see enne meelest läks. Mul on ka täna ju sünnipäev, 12. aprill. Jah, täpselt nii see on. Ja kedagi kindlasti huvitab, et ma ütlen kohe ära ka, et jah, ma olen täisealine. Et võin õlut juba küll, 18 pluss olen vähemalt, nii et dokumenti pole ka, tükk aega pole poes küsitud. Nii et see peaks ka näitama seda. Et igal juhul, jaa, et selline värk siis, lähme samalt teed kaudu tagasi, kus tulime. Ja sellega seoses siis, et ma ei tea, seda küsitud siin ka vahepeal, et jällegi, kes tahab tuudurit, siis ma ei tea, sünnipäeva puhul 1 või 2 või lausa 3 õluga kostitada või ma ei kujuta ette, kuidas see asi välja näeb, et siis mul selleks on siin video all on link, Buy Me a Coffee, osta mulle kohvi, no eesti keeles siis, aga noh, minu ajus transleerub see nii-öelda Buy Me a Beer leheküljeks, nii et kuigi jah, kohvi ma ei joo, põhimõtteliselt peaaegu üldse, noh, väga harva. Aga õlut küll vahepeal. Aga seos sellega jah, saate siis interneti ajast on praegu, nii et igaüks ju teab, kuidas asjad käivad, et lähed siin lehele ja saate sealt siis, kes tahab, kel soovi on, kes tahab toetada vabatahtlik täitsa, absoluutselt vabatahtlik. Ja muidugi tänu kõigile, kes on videosid vaadanud ka ja kes on ka toetanud siin erinevat moodi ja päriselt suur tänu. Ja täna see oli natuke teistsugune video võib-olla muidugi jah, näed, jälle paistab plantaariumi juures juba mitu korda teen reklaami talle. Et võib-olla natuke siuke teistsugune video täna, aga midagi pole teha, vahepeal ongi. Mul on ikkagi see eesmärk iga püha video teha. Ja ma püüan enda ütlustele truuks jääda nii-öelda. Olen truiks, jään sulle surmani, see on Eesti hümn, okei. Igal juhul öeldaks ikka vist jah, ma olen mitu korda juba sellega pahuksist elasin. Igatahes. Lähme nüüd tagasi sinna õigesse aparaadi osasse või öelda valmis ossa. Aga seniks siis, ma ei tea, kui igast te videot vaatate, soovin teile siis mõnusat pühapäeva või esmaspäeva või õhtut või hommikut. Ja nagu ikka, kered, hoiti ikka kõvad hoida. Tšau!